tere, mina olen Marek Kaljula, olen hokimees. Mäng lõppes Rocki hokimeeskonna poolt vaadates võib-olla mitte nii roosiliselt või kuidas kommenteerid, 2-8 seis? Kaitses ei saanud hakkama, et vahetustega tekkis natuke probleeme, said kiired kontrad ja nendest olid ka väravad. Teine mäng, ma arvan, et siit on väga palju kuhu tõusta. No ei ole te ju tegelikult just väga koos mänginudki, tihti te trenne näiteks teete? 2 korda nädalas. See on juba päris korralik siuke amatöör või poolamatöör sats Eesti mõistes. See on ikka täiesti amatöör. Alguses oli tegelikult tasavägine rebimine, et ega siit see vahe näiteks füüsise pealt ei tulnud? Ei, füüsise pealt küll mitte, sellepärast et meid oli rohkem ka, et lihtsalt ongi, et oskuste taga on see kõik see asi meil. Lootus on, et tulevikus ka võidud? Jah, viik on käes, kaotus on käes, ega järgmine peaks siis võit olema. Loogiline jääda tegelikult. Tere, mina olen Tanel ja ma olen hokimees. See on sinu jaoks päris uus roll vist tegelikult. Või oled sa salamisi ka korvpalliaegadel hiilinud jääväljakule ja võtnud litri ja hokivarustuse välja? Ei, profikarjääri ajal küll seda kahjuks ei juhtunud, et võib-olla maaltiigid veel, aga poisikesena on ikka natukene seda litrit taga aetud. Meil oli koolis selline super kehalduskasvatuse õpetaja nagu Hans Kukk omal ajal ja sealt ma arvan see Karlova gümnaasium ja endine 7. keskkool püsiku on saanud. Meil Toomas Liivak on ka 7. kooli poiss ja Silver Mart, kes on võistkonnas veel 7. Kui ma ei eksiks ka treener Ain Sinikas. Nii et oleneb oma õpetajast, kes suunab kuhu. Kust tuli üldse korvpallimeestel mõte jää peale tulla, et näiteks praegune Tartu Ülikooli korvpalli meeskonna peatreener Visnapuu käib golfi mängimas? See on ikka tõks rahulikum ala kui jäähoki? Jah, selge, aga hokis on selline mõnus, ei pea jooksma näiteks, et on puhas selline liuglemise teema, et palju on tehnikas kinni ja ega neid siiamaani vigastusi õnneks väga palju pole olnud. Et lihastele ja nagu liigestele selline väga okei ala. Kas peale sellist pingelist profikarjääri tahakski liuelda rahulikult niimoodi edasi kulgeda? Ega see väga rahulik ei ole, ütleme üle minuti väljakul olla on ikka päris piiniv, et see on hästi intensiivne, et kiired vahetused ja üks tänane mäng meil selles mõttes oligi, et meil oli esimest korda üle 20 mehe koos ja niimoodi pole meil trennis omavahel niimoodi harjutanud, et meil oli täpselt selline vahetuste ja üksteise mõistmisest ja täna on kõvasti puudu. Et see saab ainult paremaks minna, et tuleb trenni teha ja... Mida hoki sulle veel annab? Et ma vaatan, et on teisipäev, kell on siin varsti juba 11 õhtul, et võiks juba lihtsamaid asju ette võtta, kui nädala alguses hilisõhtul mängima tulla. Meil on esimene treening esmaspäeva hommikul 7:30 jääaeg, et ega see ei ole ainult õhtuti, et tuleb mängida siis, kui aega on ja kuna jääaega on, sest Tartus on ju teatavasti üks jäähall ainult, et aegadega napib. Aga samas, kui vaadata 9:30 hakkas mäng, et oma 100 inimest oli vaatamas ka, et eks inimestele, kui teha väheke nagu reklaami ja oleks tase ka tõuseb ja põnemus tekib, täna natuke pealtvaatajad kahjuks pidid pettuma, aga eks see ole ikka nagu spordis on, et kord võidad, kord kaotad ja läbi draama võitude poole, ütleme nii. Millal meeskond üldse kokku sai? Kaua te siin püsinud olete? Meistrivõistlustel 2 mängu, aga ilmselt trenni hakkasid juba varem tegema koos? Jah, tegelikult algus sai ju eelmine aasta detsembrikuus või jaanuarikuus Äksis väliväljakul, et Äksi motoklubil on seal oma väliväljak ja müts maha nende eest, et oma kulude kirjadega peavad seda asja üleval ja ütleme väljas mängida ja selline algul alustasime ilma kaitsmeteta loomulikult. Aga päris robustne? Me ei tõstnud väga mõistuse piirist. Et kui ikka väljas on -20 ja pühapäeva õhtu ja päike paistab, siis on see tegelikult omamoodi nauding. Et varsti, ma ei tea, kas selle aastal või selle aastal, või uuel aastal või selle aasta lõpus on meil Äksiga ka välismäng, mis nagu tõotab tulla väljas, et kui kellel mahti on, me anname teada, et tulge vaatama. Kuidas te platsi positsiooni tagasite? Treeneri käsk oli, et tein läheb sinna ja teine mees läheb sinna ja kolmas sinna? Eks me treeningutel mingil määral näeme, et teatud positsioonid nõuavad sellist võib-olla paremat uisutamisoskust ja pigem trennis on kõik tahavad ründas olla, aga tegelikult nagu täna oli jälle näha, et ega kõige raskem on see kaitsepositsioon, kui ründaja tuleb sul nägu ees ja pead selges uisutama, siis ründajal on kõva eelis. Järgmine mäng tuleb teil millal ja kus kohas? Järgmine mäng on järgmine reede, 18. november kell 21:30 siin samas Lõunakeskuses. Et reedene päev, nädala lõpp, et tulge kõik vaatama ja Äksiga mängime. Oma põhirivaaliga, ütleme nii. Võib oodata võitu? Vaatame, mis mäng toob, et vastane on tugev.